Või tegija. Leiame sind varem või hiljem kindlasti üles. Top 3 nädala 4 tuhmimat topist. Igal reedel Raadio 2 hommikuprogrammis Silmad lahti. Kell on nüüd 8:36 minutit, aeg on rääkida nädala topisega. Selle nädala topise valimine oli väga kerge ja mees, kelle valisime, on ka korduvalt meie saates varemgi intervjueeritav olnud ja kes siis on see austusvääriv mees? Loomulikult Tallinna linnapea Edgar Savisaar, kellele helistasime teada saada, mis värk selle unega on, kuna siis suke mees nagu Valdo Randpere ütles, et ta on olnud Savisaarega koos vähemalt 50 koosolekul ja Savisaar on igal koosolekul magama jäänud. Ja nüüd helistamegi härra Savisaarele, et teada saada, mis värk on. Tere hommikust, Edgar Savisaar, tõuse ja ärka mu päikesekiir. No tervist. Kuidas läheb? No tänan küsimast, ütleme et nii, et läheb väga hästi, paremini kui ütleme arvatakse võib-olla, aga mul läheb väga hästi ja ei saa eriti kurta küll millegi üle. Kas olete ka juba ärganud? No kindlasti mitte. Nagu te juba ette siin rääkisite, et magamisest tuleb jutt, siis tukastan ka praegu, nimelt olen siin Vabaduse väljakul, Võidu väljakul punase tule taga natukene tukastanud. Punaste küttide väljakul? Jah. Kellega koos tavaliselt võtate ette sellise tukastamise? Kas on kõrval teil mõni assistent või mõni võluv sekretäri preili? No ütleme nii, et tavaliselt tukastan sellega, kellega ma ühes toas olen tukastanud nii ka 100 inimesega korraga, näiteks Riigikogus. Et see tähtselt ei olegi tähtis, aga kellega, aga asi on see, et inimene tukastaks, kuna see näitab siis ikkagi inimese intelligentsust. Mida intelligentsem inimene, seda rohkem magab. Äratus! Nii, tervis. Tere. Edgar Savisaar, siin tahaksin teie käest küsida, mis värk on selle magamisega? No ütleme nii, et magamine tõstab siis mitte ainult ei näita, vaid ka tõstab inimese intelligentsust. Näiteks võtame maailmast kas või suurnimed, kes tõesti midagi on saavutanud, nagu näiteks, võtame näiteks... Moskva linnapea Juri Luškov. Ei, võtame, ütlen teile kohe, võtame kas või Mahatma Gandhi. Kas te arvate, mis temast saanud on? Ta on nüüd muumia. Ei, ta magab. Magab, igavest tunnist. Ja sellepärast me temast teamegi. Kui ta ei magaks, me ei teaks tast midagi. Edgar Savisaar, lubage vahele segada teile korraks. Kas te peate lugu Eesti rahvast ja Eesti vanarahva ütlemistest? Absoluutselt. Kui neid ei oleks ka meie Eesti rahvast. Ütleb Eesti rahva vanasõna, ei magamine anna maani särki, unelemine uutta kuube. Alatskivi. Kuidas kommenteerite? No see ongi selline eestlase ahnus tuleb välja, et kui tahatakse magada, siis tahatakse kohe nii maani särki saada. Piisab ka väiksest nabasärgist, näiteks minul on väike nabasärk seljas ja on soe küll. Pole häda midagi, eks? Ja kuube ei ole vaja ka alati peale panna. Pikka mulgi kuube. Piisab sellest, kui keerad autol soojenduse sisse, istud nabasärgis keset talve Võidu väljakul ja paned sliipi. Ärkad üles, pea on selge, intelligentsus, IQ on kõrge, hea asju soe lahendama minna. Kas soovitate ka teistele inimestele magada või siis see ikkagi peab olema erakordselt? Kas näiteks praegune, ütleme teie konkurendid, poliitilised konkurendid, kas soovitate ka neil magada? Ma soovitaksin neil tõesti magada, siis nad jõuavad minuga ühele, ütleme, lainele, et ma saaksin nendega nagu mingisugust võrdväärset dialoogi pidada. Antud hetkel ma tunnen, et ma olen liiga, nad ei ole pädevad minuga, debatti pidama, et tõmmake üks väike kähr, nagu noored ütlevad, magage ennast välja. Mina olen kogu aeg selles mõttes
kas pool unes või just ärganud, sellepärast ei näe ma ka kõige parem välja, kuid see-eest minu mõte töötab. Minu mõte töötab, näete, kuhu ma jõudnud olen. Vabaduse väljakul magate punase tule taga. Aga härra teised on praegu veel kodus. Härra Savisaar, tahaksin küsida, mina tavaliselt teen, kui olen väsinud, siis magan. Kas teie äkki olete lihtsalt ennast üle tõmmanud ja te olete siin erinevate prouadega ringi rahmeldanud, peate väga palju vastutama, erinevaid asju avama, linte läbi lõikama, võib-olla peaksite lihtsalt võtma ja puhkama hundi silmal? No sugugi mitte. Aastakese või 2? Sugugi mitte. Mina olen teist umbes 3 korda vanem ja 96 aastane momendil siis saan aru. Ja selles mõttes, et minul energiat rahmeldamiseks naistega jätkub küll ja küll. Ei ole ma väsinud. Olen olnud poliitikas juba mitmed 10 aastad ja ütleme nii, et olen ma veel ja ütlen ka nii, et varsti olete teie minu kõrval koos minuga Keskerakonnas kandideerimas Riigikokku. Võin selle peale, kas ma nüüd päris mürki võtaks, aga väikse tukastuse teeks küll selle peale. No aga härra Savisaar, suur tänu, et tukkusite koos meiega ja mida äkki tahate öelda Raadio 2 hommikuprogrammi Silmad lahti kuulajatele, kes just on ärganud? Tahaks öelda, et kui te just ärkasite, käige ära duši all, sööge üks võileib ja tehke üks väikene tukastus hommikulaua taga. Muidugi hea oleks, kui diivani peale viskaksite, teeksite tunnialise näpi, sest söögilaua taga võib nägu müslikaussi ära uppuda. Aitäh ja hea tööd! Hea tööd!